tulemast minu kanalile. Olen Svetlana, psühholoog, loovterapeut ja perekonstellöör. Täna teeme üheskoos südame avamise praktika. Tee nii, et sul oleks võimalikult mugav ja soe. Hoolitse selle eest, et mitte miski ei segaks sind. Me kõik sünnime siia maailma avatud südamega. Oleme puhtad olevused, uudishimulikud, avatud. Me julgeme väljendada oma emotsioone. Teeme seda, mis pakub meile rõõmu. Me ei mõtle, mida teine võib arvata ja kas keegi hindab või kritiseerib meid. Tunneme puhast rõõmu iseendast ja oleme avatud südamega. Isegi siis, kui ema on külm ja eemal olev, siis väike laps ikkagi sirutab oma käed ja tahab oma ema sülle. Sest tema südames on tohutu armastus. Kuid iga aastaga vähehaaval me paneme oma südame lukku, sest on aina rohkem valusaid kogemusi, äratõukamisi, hülgamist, solvumist. Paneme oma tunded lukku, sest nii valus on. Muutume tõsiseks, mõtlikuks, oleme ratsionaalsed. Süda on lukus. Kardame olla haavatavad. Ja võib-olla on isegi raske hingata, sest nii tugev surve on rinnus. See raskus. Kardame väljendada oma emotsioone, sest hirm on. Hirm saada taas haiget. Justkui ei tohiks oma südant näidata, avada, sest see võib jälle katki minna ja see oleks nii valus. Sest on olnud kogemused. Parem kui ei tunne, parem kui ei ava ennast, nii on lihtsam. Just kui siis ei olekski enam valus. Kuid rõõmu ka ei ole täit rahulolu. Enam ei teagi, mida elult tahta, mida oodata. Küsime enda käest, mis on minu tee, kes ma olen. Päevad on kuidagi üksluised ja ühesugused, sest süda on kinni, hirm on, pole turvaline. Kuid sinu süda on kõikvõimas, sinu hing on piiritu, sinu armastus on piiritu ja sinu süda suudab tervendada. Sinu südames on meeletu energia. Tunneta oma südamelööke. Sinus on hoomamatu jõud. Sinu süda teab. Sinu süda on sinu teejuht. Ja sinu süda on hoitud, sest talle oled sina. Ja sinul on sinu süda. Kui sa oled valmis, siis tee just praegult otsus avada oma süda, elada avatud südamega. Kas sa oled valmis vastu võtma kõiki emotsioone? Kurbust, viha, raevu, jõuetust, häbi, rahulolu, rõõmu. Kas sa oled valmis
kõiki oma osasid vastu võtma? Kas sa oled valmis kuulama oma sisetunnet, iseennast usaldama? Ja asi ei ole selles, kas sinu ümber on usaldusväärsed inimesed, kas maailma saab usaldada. Võti peitub iseenda usaldamises. Sest kui sa kuulad oma südant, siis sa tead, kes on sinu inimesed ja milliseid valikuid elus teha. Ma ütlen sulle lauseid. Korda neid ja jälgi, kuidas keha reageerib. Ma tunnistan ja aktsepteerin kõiki oma suguvõsa liikmeid, kes hoidsid oma süda lukus, hoidsid valu endas ja selle tõttu kannatasid ja surid. Ma annan koha suguvõsa liikmetele, keda tõrjuti ja hüljati, kuna nad olid õelad, vihased, sest süda oli lukus. Ma nõustun nende kogemustega ja nõustun sellega, millist hinda nad on pidanud maksma. Ma aktsepteerin kõiki oma suguvõsa liikmeid, kes elasid avatud südamega, kes julgesid kõndida oma hingeteed ning selle tõttu kannatasid ja surid. Ma annan koha kõikidele oma suguvõsa liikmetele, keda tõrjuti, hüljati, sest nad järgisid oma südant. Ma nõustun nende kogemustega ja nõustun sellega, millist hinda nad on pidanud maksma. See kõik ei olnud asjata. Meie suguvõsa elab edasi. Mina elan edasi. Ma annan koha kõikidele aborteerunud lastele oma suguvõsas, kes ei saanudki elada. Ma nõustun nende kogemustega. Nüüd ma tean, et minul on oma elu. Ja minu kohus on elada enda elu, enda saatust. Ja ma valin elada avatud südamega. Kui oled valmis, siis luba endale, et ükskõik kui raske ja valus ka poleks, sa jätad oma süda avatuks. Konfliktidele ja raskustele lähened avatud südamega. Ja reageerid veel suurema armastusega. Ja sinus on nii palju armastust. Ja täida ennast sellega, sest armastus tervendab. Ja sinu süda teab, mis sulle on õige. Võta vastu kõik enda osad, oma iseloom, oma kogemused, oma tunded. Sinus on varjatud jõud ja vägi. Luba endal seda kogeda. Ja tee seda eelmiste põlvkondade heaks ja tulevaste põlvkondade nimel. Oleks patt oma tõelist mina mitte välja näidata. Paljud igatsevad
tõelist sind. Näita end, sul on turvaline ennast avada. Sest sina oled armastus. Elame üheskoos avatud südametega. Siiralt tänades, Svetlana.